Kristus on surnuist ülestõusnud. Tõesti, ta on ülestõusnud. Nende sõnadega me saame nüüd tervitada üksteist, sest nüüd on aeg rõõmustada. Nüüd me tähistame ülestõusmispühi. Jah, need pühad pole veel möödas, vaid see ülestõusmise rõõmuaeg kestab 50 päeva kuni 4 pühani. Nüüd on käes meie kursuse viimane õpetus. Kuigi kursuse nimi oli paastoaja veebikursus, ei suutnud me lõpetada risti ja lootusetu nutuga, vaid lähme veel edasi nüüd, kui oleme liikunud paastoajast juba peoaega. Ja me alustame täna sealt, kuhu me eelmisel korral lõpetasime. Jeesuse hauakambri juurest. Ma loen ülestõusmishommiku evangeeliumi Markuse järgi. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdalena ja Jaakobuse ema Maarja ja Salome lõhnarohte, et tulla Jeesust võitma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud, aga see oli väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukid, riietatud pikka valgesse kuube ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile, ärge kartke, te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi. Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele. Ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakampri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Algselt lõppeski Markuse evangeelium just nende sõnadega. Nad tulid välja ja põgenesid hauakampri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Midagi jääb nagu pooleli. Ja sellepärast seda Markuse algset käsikirja hiljem täiendati kokkuvõttega sündmustest, mis toimusid järgmiste 40 päeva jooksul. Ei see uudis Jeesuse ülestõusmisest jäänud saladuseks, kuigi naised kartsid. Maarja Magdalena sai kohtuda Jeesusega, siis ka Peetrus ja Johannes nägid tühja hauda, siis ilmus Jeesus jüngritele, lukkus uste taha ja lõpuks läkitas nad kuulutama evangeeliumi, sõnumit temast kõike maailma. Aga me peatume nüüd siiski hetkeks selle juurde, mida me võiksime õppida Markuselt, kui ta lõpetas, nagu lõpetas. Markus alustas oma evangeeliumit väga lihtsalt. Jeesuse Kristuse, Jumala poja evangeeliumi algus. Siis oma raamatus, oma evangeeliumis Markus kirjeldab Jeesuse elu, surma, ülestõusmist. Aga ta ei lõpetanud nagu muinaisjuttude kirjutajad ja raamatu lõppu pannud kirjasõna lõpp. Sest Jeesuse Kristuse evangeelium ei lõppe nende kirja pandud sündmustega. Markus jätab oma teksti pooleli, nagu ta tahaks küsida meie käest, kuidas see lugu jätkub. Mis on meie vastus, kui me avastame Jeesuse tühja hauda ja saame kuulda ingli sõnumit, et teda ei ole siin, sest ta on üles äratatud. Nimelt, Jeesuse Kristuse evangeelium pole lõppenud, vaid see läheb edasi. Ja ka meie oleme osa sellest loost. Kui me kuuleme räägitavat Jeesuse surmast ja ülestõusmisest, kui me tervitame üksteist selle tervitusega, Kristus on surnuist üles tõusnud, ei ole jutt ainult mingist asjast, mis toimus ajaloos 2000 aastat tagasi ja jäi sinna. See, mis toimus Golgatal ja tühjas hauakampris, see puudutab meie elu ikka veel täna. Sama tõeline nagu 2000 aastat tagasi on ingli sõnum,
Jeesus elab. Ja naku Jeesus 2000 aastat takaisin ütles oma jüngritele, minge kõike maailma, kuulutage evankeeliumi kogu loodulle. Tahab ka täna anda meille selle ülesande. Nüüd me tuleme veel tagasi nende naiste juurde, kes läksid haualt. Matteus kirjutab oma evangeeliumis ja hauakampri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda jüngritele. Naised olid tõesti hämmingus. Nende terve maailm oli ühes hetkes pööranud ümber. Nad olid tulnud haua juurde leinates, tundes oma südames valu, mõeldes, et nad olid kaotanud Jeesuse ainsaks. Nad ei saanud enam teha midagi muud kui viimase teene talle. Ja siis oleks kõik lõppenud. Jeesus ei olnudki olnud ta, keda nad olid oodanud. Kas oleks enam midagi tulevikult oota? Ja äkki nad nägid kivi veeretatud haua eest ära, inglit istumas seal ja kuulsid imelise sõnumi. Jeesus ei ole surnud, ta on üles äratatud. Lugu ei ole lõppenud, lootus ei ole surnud. See oli palju rohkem, kui nende naiste mõistus suutis vastu võtta. Kujuta ette seda tundepuhangut. Meile öeldakse, et naised samal ajal kartsid ja rõõmustasid. Aga ma arvan, et see kartus polnud enam selline must ja kohutav pimedus, mis veel hetk varem oli neid ümbritsenud. Et kas sa tead seda tunnet, kui elus juhtub midagi väga vapustavat, midagi suurt ja üllatavat. Kui Jumal üllatab sind oma suuruse ja oma headusega, nii et sa jääd sõnatuks ega suuda muud kui imestada, et mis juhtus. Ja midagi sellist olid nad naised just kogenud. Nad olid saanud mingi aimu Jumala pühadusest, kõikvõimsusest. Ja siis inimene ei saa olla kartmata, olgu see sõnum kui hea iganes. Sest sellisel hetkel inimene tunneb ennast väga väikeseks, väga suure Jumala ees. Ühes hetkes nende naiste kogu maailm muutus. Miski polnud enam nagu enne, vaid ees oli täiesti uus algus. Ja Jeesus ei olnud seda, mida nad olid ootanud. Aga ta polnudki vähem, vaid ta oli palju rohkem. Nii palju rohkem, et seda inimene ei suuda isegi väga mõista. Jeesus oli surnuist üles äratatud ja kõik vanad mõttekonstruktsioonid pidi uueks pöörama. Ja muidugi oli see hirmus. Patune inimene oli nii lähedal Jumala pühadusele, et hirm oli kõige loomulikum reaktsioon. Aga õnneks polnud see ainus reaktsioon. Naised läksid haua juurest ka rõõmustades. Ingli sõnum leinajatele ja kartlikele on, ärge kartke. Kuigi ülestõusmise sõnum läks üle naiste mõistuse, oli ühes hetkes ärganud uus lootus. Jeesus elab. Ta on surma ära võitnud. Lein muutus suureks rõõmuks. Rõõmuks, mida ei suutnud ainult enda sees pidada. Kui me loeme evangeeliumitest kirjeldusi tõst hommikust, on meil päris raske moodustada tervikpilti juhtunust, sest käis tohutu edasi-tagasi jooksmine. Kes jooksis hauale, kes jooksis hauakampri juurest ära, kes jooksis jälle kuhugi. Aga see, mida me teame, on see, et sõnum liikus edasi. Jüngrid said kuulda, et Jeesus on surnuist üles äratatud. Ka Peetrus, kes oli Jeesuse 3 korda salanud, sai seda kuulda, sest ingel oli eriliselt rõhutanud, et sõnum pidi rääkima ka Peetrusele. Jeesus tuli lukkus uste taha jüngrite juurde ja need, kes veel äsja olid olnud surmahirmus, julgesid astuda välja. Jeesus tuli Peetruse juurde ja andis talle uue võimaluse tunnistada,
oma armastusta, oma inimlikku ja puutulikku armastusta. Ja sellisena antis Jeesus tälle suure ülesande toita ta lampaid. Ja mis tähtsam, andis ta tälle ülesande järgneda Jeesuselle. Sä voit lukeda sellest Johannese evankeeliumi 21. peatükistä. Ja siis läkkittäs Jeesus jünkrit kõike maailma, kuuluttama evankeeliumit temast, ristima, õpetama, tekemä kõik inimesed ta jünkreeks. Paastoaeg lõppes ülestõusmispühadega, aga ülestõusmine pole lõpp. See on alles loo algus. Me olemme nüüd käinud koos teekonna tuhkapäevast tühja haua juurde, aga ka meie teekond ei lõppe. Ülestõusnud Jeesus läkitab ka meid edasi. See, millest me oleme möödunud nädalatel rääkinud, ei kaota oma tähtsust ka pärast pühi. Piibli lugemise ja palvega me hoiame ühendust meie ülestõusnud Issanda Jeesusega. Koos tema kogudusena, ühtena kristlaste perena, me saame käia seda teed, hoolitseda teineteise eest, aidata üksteist, jagada enda omast, julgustada, toetada. Ja loodetavasti me saame ka varsti koguneda koos kuulama Jumala sõna, ülistama teda, võtma vastu Jeesuse ihu ja veri armulauas, elama koos elu kristlastena, sest see on see elu, milleks meid on kutsutud. Ja kõige selle üle kajab rõõmu sõnum. Jeesus on surnuist üles tõusnud. Ja on tõsi, et meie elu pole püsiv ülestõusmise rõõm. Meie elu värvid vahelduvad. Me peame elama läbi ka suure neljapäeva võitlusi, hirmu ja üksildust. Suure reede, valu, leina ja pimedust ning vaikse laupäeva lootusetut vaikust. Aga ka siis me teame, et surm ei saa viimast sõna, sest Jeesus on surma ära võitnud. Valgus ja lootus, mis ülestõusmise hommikul levisid üle kogu maa, ei kao mitte kuhugi, vaid need annavad meie ellu püsiva lootuse ja valguse. Ja see sõnum on nii hea, et nagu tühja hauda leidnud naised, ka meie ei suuda pidada seda ainult meie enda sees. Ka meid on läkitatud. Minge, ütelge ka teistele. Ärgu siin maailmas pidagu ükski inimene surema oma pattudesse, sest meil on Jumal, meil on lunastaja, kes armastab pattuseid inimesi. Meil on Issand Jeesus Kristus, kes on surma ära võitnud. Võib-olla on meie tunded selle üleskutsega vahel sarnased nende naiste omadele. Me tunneme nii kartust kui ka rõõmu. Me ei tea, kuhu minna, mis öelda, kuidas olla, mis teha. Võib-olla tundub, et see sõnum on liiga suur ja meie sõnad liiga väikesed. Me kardame, et me ei oska. Võib-olla me kardame, et teised ei usu meid, et inimesed naeravad meile. Isegi jüngrid ju ei uskunud, kui naised tulid nende juurde. Luukas kirjutab oma evangeeliumis, naised rääkisid seda apostlitele, et need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. No, õnneks said nad hiljem kohtuda Jeesusega ja siis nad uskusid. Aga tänasel päeval evangeelium paistab paljude silmis otse kui tühi jutt, ega nad tahas seda uskuda. Alati leidub neid põhjusi, millele toetudes öelda, et piibli jutt ei lähe kokku inimmõistusega, et arukad inimesed seda ei usu, või et me saame piisavalt hästi üksinda hakkama, meil ei ole mingit Jumalat vaja. Ega me saa sundida kedagi uskuma. Ka hoolimata kõigest sellest on meid kutsutu edasi viima maailma parimad, maailma muutvad sõnumid.
Ja me saamme usaldata Jumalat, kes on surma ära võitnud. Pole talle siis võimatu ka ära võita inimeste südameid. Tema sõna on elav ja vägev ja tema evangeeliumis on vägi. Me ei pea tegema imesid, sest need on Jumala eriala. Aga me saame oma tegude ja vajadusel ka oma sõnadega rääkida sellest, millesse me usume, mida Jumal on öelnud ja lubanud, mida meie jaoks tähendab see, et Jeesus on surma ära võitnud ja andnud meile ja maailmale tulevikku ja lootuse. Jumal, kes kord sündis väikeseks inimlapseks ja elas inimese elu, kes tuleb meie juurde kirjutatud sõna ja väikese leivatükki ja veinitilgakese kaudu, suudab puudutada inimeste südameid teiste inimeste sõnade ja tegude kaudu. Sa ei pea olema teoloog, sa ei pea olema koguduse töötegija, vaid ka just sulle kuulub see üleskutse. Vaadake, haud on tühi, minge, ütelge edasi, olge rõõmsad, sest Kristus on surnuist üles tõusnud.